Tere hommikust kõik varajased uudishimulikud. Paljudegi jaoks meist algab hommik sellega, et haigutatakse, ringutatakse, ronitakse välja voodist, katsutakse köögist midagi hamba alla näksida, väike pesemine vannitoas ning seataksegi sammud kas hoovi peal oleva auto juurde või siis bussipeatusse, sõita tööle, kooli või kuhu kellelgi tarvis. Aga nagu me teame, tihti ei piisa paljalt õhust ja armastusest selleks, et asjad maailmas liiguksid. Inimesel on liikumiseks lihased, mis saavad energiat toidust. Autode ja busside kõhu alla ka põksuvad mootorid, mis rahakottide kiuste küll kallist kütust ja päris palju rüüpavad. Aga kuidas need mootorid ikka käivad? Vot seda täna üheskoos uuriksimegi. Me oleme kõik kuulnud, et on olemas mitmesuguseid mootoreid. Osad neist joovad bensiini, teised jälle diislikütust. No meie alustame siin bensiinimootoritega. Tavaliste automootorite üheks oluliseks komponendiks on silinder. See on selline paksust rauast toru, mille sees saab ülesse ja alla liikuda kolb. Kolvi küljes on enamasti keps. Seda me võime võrrelda oma jalaga, mis läheb vända peale. Seda nimetatakse ka väntvõlliks. See on nagu jalgrattavänt. Kui kolb surub, siis selle jalaga saab ta edasi vändata kogu meie autot. Aga kuidas see nüüd täpselt käib, seda vaatamegi. Kõigepealt läheb loomulikult vaja kütust. Aga paljalt kütusest ka ei piisa. Oluline on see, et siin sees oleks ka õhku. Selleks tõmbame siia ka natuke õhku. Ja nüüd on tarvis see väga plahvatusohtlik segu kuidagi süüdata. Oi, seekord ta ei süttinudki. Proovime siis uuesti. Nii. Tõmbame jälle sisse õhu ja vaatame, mis saab. No, jälle ei õnnestunud. Paneme veel kütet. Äkki on liiga vähe. Milline kõva kõmakas. Sellise kõmakas siis autot edasi veabki. Suur õhk, mis siin sees tekib, surub kolbi väga tugevalt ja väntab edasi meie autot. Nagu me nägime, sellised bensiiniauru segud õhuga on hästi plahvatusohtlikud, nagu ka näiteks maagaas. Sellepärast ei tohigi mitte kunagi jätta gaasipliidi kraani lahti, muidu võite terve maja niimoodi õhku lasta. Aga nüüd vaatame, kuidas töötavad diiselmootorid. Üldjoondes on nad bensiini omadega väga sarnased. Koosnevad samamoodi silindrist, mille sees saab edasi-tagasi liikuda kolb. Ainult, et ühest asjast on nad veel lihtsamad. Nende süütamiseks ei olegi vaja seda elektrisädet. Olete te kunagi pumbanud jalgrattakumme? No ikka olete. Siis teate, et pärast kõva pumpamist läheb pump ka ise kuumaks. See on sellepärast, et õhku kokku surudes ta kuumeneb. Automootorites tehakse seda aga nii kiiresti, et õhk muutub väga tuliseks ja kui sinna lisada natukene kütust, siis see ka süttib põlema ja plahvatab. Ja juba nagu siin bensiinimootoris nägime, veab edasi meie autot. Aga selle asja uurimiseks lähme natuke madalamale põranda peale. Kõigepealt tuleb siia lisada veidikene kütet. Nüüd on oluline, et kütte ja õhusegu oleks õige. Selle vahekorra määravad ära meile keemiaseadused. Kui kütte on liiga kange, siis ei juhtu midagi.
peab mitu korda proovima. Automootorites on see kõik tehtud väga täpselt. Nägite seda sähvatust? Nii põhimõtteliselt süttibki käima diiselmootor. Selline plahvatus tähendab ka suuremat gaasisurvet, mis lükkab edasi meie kolbe ja üle väntade ja süsteemide kogu autot. Jah, aga tänapäeva teadlased mõtlevad välja juba uusi meetodeid, kuidas autosid edasi viia. Nendeks on nii elektriakud, suurõhupalloonid kui kütuseelemendid. Tulevikus võiksid need olla veelgi paremad, säästa keskkonda ja olla ökonoomsemad. Eks loodame, et sealtki midagi välja tuleb. Aga kui ilm on ilus ja maa ei ole kauge, siis võib ju vahest võtta ka näiteks jalgratta. Saate ühe korraliku sõõmu värsket õhku, veri lööb soondes keema ja võite vilistada kõikidele neile tuututavatele ja närvilistele autoummikutele. Siinkohal aga meie tänaseks ka lõpetame. Teiega, kallid televaatajad, aga kohtumiseni juba järgmist.